tere kõigile, issand rahu teile. Rahu, kuidas läheb? Me oleme siin selle 7-päevase palvekampaania 7. päeval, et Jumal annaks sulle võidu. Kõigepealt tahame sind tänada, et oled siiani jõudnud. Ma tean, et see oli 7 päeva, terve nädal, mil otsisime koos Jumalat. Ja ma tean ka, et sa jagasid seda, nii et tahame sind lihtsalt tänada ja öelda kõik tuleb sulle kasuks. See on issanda tõotus iga ühele meist. Amen. Kõige tähtsam on see, et siin me kuulasime Jumala sõna ja palvetasime. Vennad ja õed, need 2 asja peavad meie elus käima käsi käes. On inimesi, kes palvetavad palju, aga tunnevad Jumala sõna vähe. Ja on inimesi, kes ainult õpivad, jäävadki ainult õppima, aga neil ei ole lähedast suhet Jumalaga. Siis ma isegi meenutasin, et kord küsiti ühelt suurelt jutustajalt, kumb on tähtsam, kas palve või piibel. Ja siis ta küsis sellelt noormehelt, kumb on linnule tähtsam, kas vasak tiib või parem tiib. Ehk siis kõik on oluline, eks vennad. Nii et isegi see hetk, mil sa pühendusid, loobusid millestki, mindist toidust, see on Jumala ees väärtuslik. Ja ma tahan siin lugeda veel ühe viimase kirjakoha, enne kui me palvetame, mis on 2. ajaraamatus 15. peatükis, alates 2. salmist. Vaata, see üks salm. Vaata, mida Jumal tahab meile öelda, on kirjutatud nii. Siis issand rääkis Aasaga ja kogu tema rahvaga. Kuulake mind, issand on teiega, kui teie olete temaga. Kui te teda otsite, ta laseb teil end leida. Aga kui teda hülgate, siis ta hülgab teid. Vennad, siin kasutas Jumal prohvetit kuningas Aasa elus, et see sõnum edasi anda. Las ma selgitan teile midagi. Kuningas Aasa valitses Juuda territooriumi. Ja tal oli palju võite, sest ta oli Jumala mees. Ja sa märkad seda mustrit Vanas testamendis, et alati kui Iisrael, alati kui Jumala rahvas käis issandaga, oli võit garanteeritud. Aga kui oli patt, kui oli midagi, mida nad tegid, mis ei meeldinud Jumalale, kui nad ei pöördunud Jumala poole ega otsinud tema nõu, vaid tegutsesid omapäi, nad kaotasid ja seda alandaval viisil. Sellised kaotused juhtusid ja siin näeme piiblis, et kuningas Aasa sai alati võite. Kõiges, mida ta tegi, ta küsis Jumalalt nõu. Isegi oma valitsemise ajal eemaldas ta kõik ohvrikohad ja ebajumalad, kogu ebajumala kummardamise Jumala rahva seast. Aga meie Jumal, kes tunneb meie südameid, kasutas siin prohvetit Asarjat, et see sõnum edasi anda. Ja mis oli see sõnum? Vaata, Jumal on sinuga, kuni sina oled Jumalaga. Aga kui sa tema maha jätad, jätab Jumal ka sind maha. See sõna oli nii karm, vennad, et sel hetkel ütleb piibel, et kuningas Aasa sai julgust juurde ja eemaldas kõik jäledad ebajumalad kogu Juuda ja Benjamini maalt ning linnadest, mille ta oli valutanud Efraimi mäestikus. Ja ta taastas issand altari, mis aasus issanda templi eeskoja ees. See tähendab, et ta sai julgust juurde. Sõna oli õnnistuseks ja ta mõtles, ma tahan olla koos Jumalaga. Kuid kui me loeme piiblit edasi, märkame, et see prohveti sõnum polnud asjata. Jumal nägi seal juba sädet, väikest pragutead. Südames oli tal kalduvus kõrvale kalduda. Miks? Sest ta oli liiga enesekindel. Siis ütleb piibel, et ta tegi koostööd Süüria kuningaga. Aga ta ei küsinud Jumalalt nõu. Ja just seal algas tema elus tragöödia. Ja kui sellest veel vähe oleks, siis kui ta selle koostöö tegi, mida ta poleks pidanud tegema, Jumal ütles talle prohveti kaudu järgmist. Sa eksisid, sa olid sõnakuulmatu, sest sa tahtsid võidelda Iisraeli vastu. Sa ühinesid vaenlaste rahvaga, sa ei küsinud Jumalalt nõu. Sa eksid. Kas tead, mida ta tegi? Ta käskis selle prohveti vangistada, sellest sama prohveti, kes andis selle õnnistuse, sellest sõna, eks. Vaata, kui sa oled Jumalaga, siis tema on sinuga. Nüüd ei olnud tema süda enam endine. Ta käskis prohveti vangistada. Ja piibel ütleb veel, et kui ta jäi haigeks, otsis ta muid vahendeid oma haiguse ravimiseks ega palvetanud Jumala poole. Ja taas rääkis Jumal temaga. Vaata, sellest hetkest alates sa ei saa enam õnnistust. Vennad, mida me sellest õpime? Et kui me tahame võite saavutada, peame alati olema sõltuvad. Alati Jumalast sõltuvad, alati alandliku südamega. Ma isegi rääkisin sinuga, eks kallis?
ja me rääkisime sellest, kui paljud inimesed täna, eks, nad tunnevad Jumala sõna, aga tundub, et nad ei jää Jumalale kindlaks. See on tõsi, kui palju inimesi me näeme isegi kirikuseks. Need on inimesed, kes tunnevad Jumalat. Inimesed, kellel on olnud elus mõnel hetkel lähedane suhe Jumalaga. Aga teekonna jooksul need inimesed eksisid teelteks. Nad otsisid ainult seda, mis neid õnnelikuks teeb, mitte Jumala tahtmist. See on väga kurb. Väga kurb, kui inimene ei luba endal, eks, elada seda, mida Jumal talle on määranud. Aga ta tahab ainult nautida, eks, maa asju, seda, mida maa talle pakkuda saab. Aga me teame, et see on nii mööduv, eks, see maa on väga mööduv. Meie eesmärk peab olema igavik, nii et õppigem sellest, et meie süda oleks pööratud Kristuse poole. Just nii. Et mõista, eks, et Jumala tahe on alati parem. Ükskõik kui suur väljakutse sul täna ees seisab. Võib-olla otsid sa praegu võitu, eks. Meie pauletame koos selle kampaania raames võidu eest ja mõnikord pole see võit veel saabunud. Aga ma tahan sind julgustada jätkama koos Jumalaga. Ära loobu issanda otsimisest, ära loobu tema teel käimisest, sest see on parim valik, mida sa teha saad. Parim valik sinu elus on käia koos issandaga. Sest tal on alati meie jaoks parim. Kindlasti õigel ajal toob ta rõõmu. Ja sa saad aru, miks ta kõike seda tegi. See on tõsi. Tänapäeval vennad on usklikud väga keskendunud maisele. Õnneks. Nagu Tais ütles, me otsime ainult siinseid asju. Jah, need on mööduvad vend. Parem on olla Jumalaga. Võid küll lutta, aga vähemalt oled issandaga. Ja need, kes praegu on õnnelikud, naudivad elu, aga nende lõpp saab olema traagiline. Sest Piibel ütleb, et on teid, mis inimesele tunduvad õiged, aga nende lõpp on surmateed. Vennad, peame siin Jumalat otsima võidukalt ja hoidke seda, mida me täna siia tõime. Jumal on sinuga, kuni sina oled temaga. Jumala võidmine, kohalolu ja kaitse on sinuga, kui oled tema juuresolekus. See on tõsi. Ära lahku issanda teedelt, eks ole, ärge temast eemalduge. Loomulikult me eksime, me teeme vigu. Aga siis ütleb Piibel, tunnista oma patt, kahetse, jäta see maha ja sa saad armu. Halastus. Aga probleem on selles, et on inimesi, kes vastu panevad. Lisaks neile pattu teevad, nad jäävad eksitusse. Nad ei kahetse ja selle tõttu siis Jumala arm eemaldub neist. Püha vaim, kes on nii tundlik, eks, nad ütlevad, et püha vaimu kujutatakse tuvi kujul, eks, ja see pole juhuslik, sest tuvi, ta on väga tundlik, ta on väga puhas. Kui sa tema lähedale lähed, lendab ta kohe minema. Nii et, mitte et püha vaim meie juurest ära läheks, eks. Aga me vajame pühadust. Me peame püüdlema pühaduse poole. Ilma pühaduseta ei näe keegi issandat. Nii ütleb Piibel, eks. Nii et see ongi meie sõnum, meie nõuanne. Olgem koos Jumalaga, et Jumala õnnistused oleksid samuti meiega. Amen. See ei ole sugugi lihtne elu, eks. Jumalaga koos käia on väga raske. Aga see on parim asi, mis elus olla saab, eks. Jätta kõrvale see ütlus, mida maailm korrutab, eks. Et kõige tähtsam on olla õnnelik. Ütle oma elus välja, et kõige tähtsam on Jumalaga koos käia. See on parim, mis selles elus olla saab. Teada, et sa käid koos Jumalaga, sest tema hoolitseb. Ta ei jäta meid kunagi maha. Tal on alati meie jaoks parim valmis pandud. Sa ei pea pettuma, et jätkata Jumalaga koos käimist. Halleluuja! Seega, ole selle lausega ettevaatlik. Kõige tähtsam on olla õnnelik. Ole ettevaatlik. Tegelikult on kõige tähtsam kuuletuda Jumalale. See on see, mis loeb. On selge, et õnn käib Jumala lastega kaasas. Aga see ei ole meie peamine eesmärk. See on tõsi. Siis palvetame. Amen. Tõstame ühiselt palven hääle, eks ju, kallis? Ja, palvetame. Ja enne kõike tahame tänada sind, kes sa just praegu liitusid. Sa saad vaadata eelmisi videoid. Jah, ma jätan selle siia alla kinnitatud kommentaarina kogu selle 7-päevase kampaania, mille me just tegime. Et sa saaksid jälgida seda alguses peale, eks. Hüvasti, sule oma silmad ja palvetame Jeesuse nime. Issand, minu Jumal, minu isa, aitäh sulle väga selle hetke eest. Issand, ma palun sind iga elu eest, isa, kes on siin meiega, kes jälgib seda palvet, seda sõna. Ma usun, et issand külastab iga üht neist, et sinu vägi, sinu arm on juba jõudnud iga üheni neist inimestest, isa. Ja et issand võiks neid täielikult puudutada, isa, ja näidata neile teed. Ja näidata, issand, millise sammu nad peavad astuma. Et issand tooks rahu, selle rõõmu, ja suuna iga ühele neist. Et nad võiksid issandas kindlaks jääda, panna. Puuduta neid inimesi praegu, issand. Et sinu tahtmine, issand, mis on hea, mis on täiuslik, mis on meeldiv, täituks sinu laste elus. Jeesuse nimel, isa, tee seda. Tee seda, issand.
täida oma tahtmist No, Jeesuse nimel, vaatame, mida ta Issa. teeb. Halleluuja, Issa. Halleluuja, Jumal. Oh, püha me Jumal, paneme sinu ette, ustav ja Isa, vägev iga Issa. inimese. Iga Aitäh, inimene, Isa. kes esindab Oh, siin peret, Jumal, Issand. Jumal. Iga mees, iga naine, kes on meiega palvetanud esimesest päevast alates, Isa. Amen, Jeesus. Jumal, nad tulid siia võitu otsima. See on tõsi. Me ei lepi sellega enam. Me olla milline sageli rõõm. koos. Kurvad leinates ja nutes, Isa. Jah, on küll. Ilma vastuseta, Isa. Mitte, et sa oleksid kohustatud meie heaks Oh, midagi Jumal, tegema. Isa, milline halastus. Meil ei ole midagi pakkuda. Mitte midagi Kuule, pakkuda, vaata Issand. istet. Kõik on armust. See on Vägev halastuse Issanda pärast, poeg. aga me usume, et sina oled Oh, Jumal, Jeesus, kes annab oma vaata rahvale seda võidu, kodu Issand. üle. Me Jumal usume, õnnistagu et kui sind. me oleme, Ma me tegin oleme nagu sinuga. magistriõppe. Issand valab õnnistuse ja seda me Ja seda me palume palume sult, sult. Isa. On nii palju palvesoove. Jumal, la, nii la, palju la. palvesoove, Isa. Isa, Sina tunned nii paljud rahu, sina inimesed tunned vajavad, iga oh Jumal, südamerahu. ühte sõna. Kui Vajavad palju juhatust, võitlusi. Oh, vajavad Isa, tarkust. Oh, Jeesus. Anna nüüd, Issand, oma laste ellu, oh Jumal. Halleluja. Pühendame oma elu Jah, mu Jumal. sulle, Issand. Jumal, Me see on tahame tõsi. elada sinu altaari See on juures. tõsi, Jeesus. Kõik meie elupäevad, Isa, me tahame pühendada oma elu Issandale. Issand, Ilmselt ühte asja selgelt. ma palun sinult, Issand, Oh, et ma Jumal, võiksin olla sinu palge ees, et võiksin iga päev näha sinu pühadust, Jumal. halleluja, Issa, Issand, elusta halleluja. meid, elusta ja kinnita Oh, neid, suhtlus kes on Jumalaga, väsinud, ilus sõnum, neid, Isa. kes on kurvad, neid, kes on murtud. Noor mees, Jumal, too lugemine, tõsta üles issanda rõõm, langenud. tõesta Issand, seda. et nemad Tõesta nad nimi. lahkuksid siit. Täna taastatud Amin, amin. täisusku usk, valmis Jeesuse nimel. Isa Ah, kuuletuma, issand, suur. sest Suur, Issandale issand. kuuletuda on parem kui See on inimestele. tõsi, issand. Jumal, siin on inimesi, Oh, kes meid Jeesus, kuulavad, Isa, kes lase peavad meie tegema südamel otsuse olla, lasta end lunasta ristida, süda, Isa. osa võtta armulauast, Rodas, koos teiste räägi oma vendadega rattaga. raevus kokku tulla. Jah, Jumal, Need inimesed Jeesuse teevad, mis nimi. vaja. Nii nagu kuningas Amin. Aasa. Julgus, et lahti lasta kogu ebajumala Amin. kummardamisest. Kõigest sellest, mis teda Oh, jumalast Marale eemale Santa, viis. Jumal õnnistagu sind, Isa, Jumal õnnistagu anna ka sind, oma anna rahvale jõudu, jõudu Issa, ja meil on julgust, jõudu vaja. Issand. Meil on vaja, me vajame sind, Issand, Et, et murda murda läbi- läbi, Issand. Kõigest sellest, mis meid hävitab, mis mis meid sinust eemaldab. eemaldab. On inimesi siin täna, Jumal, kes on juba otsuse teinud. Nad loobuvad neist pahedest, nad loobuvad neist pattudest. Jumal, Pattudest. tõsta oma rahvast siin üles, tõsta siin, Issand. Jumal, Ma see on usun, see, kes püha sa vaim, oled, et Jumal. Issand liigub meie sees. Puuduta nüüd südameid Ja ja näita meile näita ka. meile ka, Issand. Halleluja, Issand, kui on Jeesus. midagi, mida me teeme valesti, mis Oh, sulle ei Jumal, see on meeldi, tõsi, Isa, issand. Ilmuta Jeesuse meile, nimel, oh issand. Isa. Isa, Halleluja, halleluja, Isa. Jeesus. Sina, issand, tõeline ja vägev Jumala poeg, Isa. Isa, sina oled täiuslike tegude Jumal. Minu Jumal, kes täidab, Isa. Iga sõna, mille oled andnud, täidad sina määratud ajal, Isa. Et sina, Jumal, Isa, Jumal, võiksid uurida Isa. iga südant. Sel hetkel, Isa, see on meie kampaania viimane päev. Aga ma usun, Isa, issand, et sina oled Oh, juba Isa. rääkinud meiega kõigil neil päevadel. Oh, Isa, ja me usume. Issanda võit, issand, me võtame selle omaks, Isa. oh, Isa, sel hetkel me tõrjume Jeesuse kogu kurja nimel. rünnaku. See on laste Jeesuse elus, mis ei nimel, õnnestunud, o Jumal. et Jumal ei andnud võitu ja et neil päevil ei juhtunud midagi, mitte midagi. me lükkame selle tagasi Jeesuse nimel. Issand on võidu Jumal ja issand teeb kõik õigel ajal, Isa, puhasta meie süda. Sulle, Oh, Isa, Jumal, ja see et on meil oleks tõsi, Isa. pühendunud süda, Isa, et me sooviksime Et sind sind rõõmustada rõõmustada. ja sinuga koos käia, issand, et tulla sinu juurde, me soovime tahame- rahu, issand, et meie pere, Isa, oleks muudetud pere, kes on pööratud sinu poole. Seepärast me kuulutame, oh Isa, meile, issand, hallasta meie peale, sest me oleme ekslikud ja patused, oh Isa. Issand on Jumal, kes armastab, on Jumal, kes halastab meie peale, oh Isa. Uuri meie südant ja kasvata meie usku, Isa. Meil on usku vaja, Isa, et edasi liikuda, kõik tuleb sinult, isegi usk tuleb sinult. Issand, oh, ja me hüüame, oh Isa, et issand tuleb, see suurendaks meie lootust, meie jõudu, meie usaldust, et jätkata, oh Isa, edasi marssimist, Isa, suunas. Järelmärkus. O Isa. Vaenlane on juba langenud maha. Nüüd Kuuluta seda oma elus, mu vend. langeb maha kõik vale, sest Sest vaenlane on valetaja. Jumal on sulle juba võidu andnud. Jumal on juba sinuga. Tema kohalolek on tõeline ja Jumal, Ja Jumal teeb imesid, halleluuja. Sa saad tunnistada suuri. Tunnistada. Issanda suured teod, kõik, mida ta veel Au teeb. Jumalali. Halleluuja, Au Jumalali. issand. Au Jumalali. Au Jumalale. Halleluja. Halleluuja. Anname nüüd kõik on sinu sinu, kätte, Jumal, Isa. Isa. Jumal, Isa. Meie Anname teed, sulle, meie Isa. tulevik, Aamen, Jumal. meie elu. Jah, issand. Me anname sulle. Täname Aitäh, sind, aitäh, issand, Jumal. sest need olid imelised Aitäh, päevad, Jeesus. imelised. Halleluuja. Need olid uuenduse päevad. Uuendus, Isa.
üks palsam balsam. Meie südames täname sind, Issand. Sest sinu sõna ütleb, et tänuga, tänuga isa, Isa, me me peame kõik heitma. sinu ette heitma. See on Ja tõsi, just seda me nüüd issand. teeme. Ja ma palun Ja sind, ma Jumal, palun sind. et rahu, mis ületab kogu mõistmise. tulgu iga sinu lapse peale, et neil oleks rahu. alates Jah, tänasest, isa, ta on Jumal, võimeline. võta oma käega ära. Too issand, rõõmu, võta too oma käega ära. too suudlusi. kõik Jah, mure Jeesus, ja kõik et issand inimesed. annaks neile rahu. Jeesuse Jeesuse nimel me nimel. palvetame ja täname sind. Aamen. Au Jumalale. Au Jumalale. mu vennad, vaadake, ma olen väga õnnelik, see oli õnnistus, eks kallis? See oli õnnistus. Käelistus. Au Jumalale. Ta on juba hakanud tegutsema. Kuuluta seda oma ellu. Võta see sõna omaks. Võta vastu Jumala võit. Au Jumalale, amen. vennad, siis vaadake, ma lähen, te võite tagasi algusesse minna. vaadake, ma jätan selle siia alla, sobib ja ärge unustage ka jagada ja tuletan meelde, et iga päev kell 3 pärastlõunal toon ma erinevat sisu. igapäevased teemad piiblil põhinevad. jääge siia kanalile, jälgige ka palvet, hommikupalve, õhtupalve. kõnnime koos, ära kõnni üksi, sest usklik peab koos käima, eks? Ütlesid nagu väikesed oksakesed, eks? väikesed oksakesed peavad olema koos, et tuld võtta, Amen. et Jumal saaks tegutseda. Amen. Jumal õnnistagu, õnnistagu. vennad. suur kallistus. Jää issanda rahusse. Amen. Amen.